Kas te olete kunagi mõelnud, miks Peppa Pigi maja on mäe otsas nagu Draakula loss? Oi, kui hirmus, ma lähen minema. Või miks see seestpoolt tundub nagu lõputu mõis? Noh, sõbrad, need on mõned Peppa Pigi maja saladused. Aga jääge, kui tahate teada saada kõige ajuväänavamaid saladusi. Kui te ei teadnud, siis 2023 aastal leidis keegi, kellel polnud eriti midagi teha, keset põldu maja, mis meenutas väga Peppa Pigi maja. Ühel hetkel arvas see inimene, et ta on söönud liiga palju Mario seeni, kuid siis said aru, et see oli päriselt Peppa Pigi maja päris elus. Sellel oli oma klassikaline punane katus, kolmnurkne kuju ja loomulikult asus see künka otsas, sest ilmselt on see põrsateste lemmikkoht. Ja noh, te juba teate, millised me oleme. Pärast seda hakkasid paljud mõtlema, et kui Peppa Pigi maja päriselt olemas on, siis mis veel sellest maailmast? See ongi päriselt olemas. Ja buum, sõbrad, siis hakkasime nagu Coca-Cola sõltlased otsima, mis veel võiks päriselt olemas olla. Sest alguses tundub kõik väga süütu. See on Peppa Pig, ema siga, George oma issiga, kes näeb välja nagu hakkaks mäest üles minnes infarkti saama. Ja just nii. Aga miks ometi näeb Peppa maja väljast välja nagu mingi tagasihoidlik majake? Nagu sinna mahuks vaevu voodi ja blender. Aga sees on elutuba, köök, söögituba, trepid, mis viivad lõpmatusse ja kaugemalegi. Ja ikka jääb ruumi üle, et isa siga saaks näoga maanduda. Ei, see on täiesti pöörane. Kuidas nad seda tegid? Miks minu maja selline ei ole, vend? Kas Dr. Strange ehitas selle või? Sest kui sa vaatad maja väljast, siis isegi George oma dinosaurusega ei mahuks sinna ära. Ja see pole isegi kõige kummalisem asi, sest ühes episoodis mainib ema põrsas midagi täiesti ootamatut. Ta ütleb, et keldris on taskulamp. Ma arvan, et keldris on taskulamp. Kelder, tee seda sina. Oma ema, poeg, siin pole keegi sinu teenija. Tee seda ise. Kelder, Gordon, Kelder! Sa tahad mulle öelda, et see väike maja selle halvasti kokku volditud kolmnurkse künka otsas omab keldrit? Kus? Mäge all? Mäe sees? Sest siis me ei räägi enam majast. Siis on see pigem mingi õnnetu nõukogude bunker, eriti suur. Ema põrsas ütleb seda nii, nagu see oleks täiesti normaalne. Nagu kõigil seaperedel oleks keldrid mäe all. Ei, proua, seletage mulle parem. Keegi võiks mulle seletada. Ja siis tuleb veel üks episood, mis teeb asja veel hullemaks. See, kus on Haagis suvila. Perekond läheb sisse autosuvilasse, mis väljast paistab pisike. Aga sees on seal voodid, ruumi, panipaigad ja kõik muu. Ehk siis ka Haagis suvilal on Poppy Playtime'i tehase sündroom. Ja Peppa ei ehmu ära. Mis pagana Briti nõidus see siis on? Ja kõige hullem on see, et Peppa ütleb, et see näeb välja nagu tema maja. See Haagis suvila on nagu meie väike majake. Kui naljakas! Ja ta elab juba majas, mis rikub iga päev füüsikaseadusi. Peppa jaoks on võimatusse ruumi sisenemine, nagu ütleks ta. Jah, täpselt nagu minu kodu. Võib-olla on see, mida me mäe otsas näeme, lihtsalt sissepääs. Aga tõeline maja on allpool. Mäge sees, rikkur seapere versioon. Sest tõesti, kas te kujutate ette, kui palju maksab kaevamine? Kaevata terve mägi läbi. Kas nad tegid seda lendavate masinatega või kuidas? See on ainus viis, kuidas see kelder mulle natukenegi loogiline tundub. Nii et Peppa maja ei ole mäe peal. See on mäe sees. Ehk siis Peppa kodu ongi mägi, sõbrad. Aga oodake, sest kogu küla on ka väga imelik. Kas olete märganud, et peaaegu kõik majad Peppa Pigis on mägede peal? Keegi ei ela tavalises tänavas. Ühtegi maja pole kõrvuti. Kõik elavad eraldi, kõrgemal. Just kui oleks küla kujundatud tsunami vastaseks. Ja just seal tulebki mängu üleujutuse episood. Selles episoodis näeme, kuidas sajab piipellikus mahus vihma. Ja vesi tõuseb ja tõuseb. Ja hetkeks tundub, et kõik kujutatakse üle. Aga vesi ei jõua kunagi Peppa maja juurde, sest see on liiga kõrgel. Ja mitte ainult Peppa oma, ka teised majad. Justkui prohvet oleks ennustanud, et mingil hetkel see küla ujutatakse üle. Ja siis tuleb veel midagi kahtlasemat. Küla nimi, sest see koht
ei kanna nime nagu Seamaja või Püha Notsu nurga küla. Ei, selle nimi on Pepa linn. Mis? Vabandust? Miks on terve linn nimetatud ühe 4-aastase hullumeelse tüdruku järgi? Kujuta ette, kui sinu linn kannaks nime Kevinlandia. Kuidas teil läheb? Oleme siin Kevinlandia episoodis. Brandonopolis, mis toimub, vend? Niisiis, küsimus on, miks on Pepa nii tähtis? Ja just siin läheb kõik veelgi veidramaks. Sest Pepa ei käitu nagu tavaline laps. Pepa annab käske, parandab täiskasvanuid ja arvab, et ta on selle koha diktaator. Ja kõige hullem on see, et kõik kuulavad teda. Ja on üks osa, kus ta kohtub Inglismaa kuningannaga. Ja ta tervitab teda, nagu poleks midagi erilist. Nagu nad oleksid juba aastaid sõbrannad olnud. Pepa läheb kuninganna juurde ja põhimõtteliselt ütleb talle, minge mudalompi. Ei. Ta ei saa mudalombist mööda minna. Ta peab sinna sisse hüppama. Seisa! Seisa! Te peate kanna oma saapaid. Ja kuninganna kuulab teda. Brah, kujuta ette, et oled 4-aastane ja annad juhiseid Briti monarhiale. Ja erinevalt tavapärasest ei vihasta kuninganna. Ta lihtsalt kuuletub. Nii et 2 võimalust. Kas kuninganna oli alandlikus režiimis või on Pepal staatus, millest meie aru ei saa? Tere, poisid ja tüdrukud, oleme mu intros. 3. Kaas! Kas võib-olla tema perekond asutas selle küla? Oh, see on juba üsna kummaline, sõbrad. Ja sellega tekib mul järgmine küsimus. Mis juhtus Peppa Pigi külas, et nad otsustasid elada pilvedes? Kas te arvate, et toimus mingi katastroofiline veeuputus ja sellepärast otsustasid nad oma majad mägede tippu ehitada? Sest kui te vaatate lähemalt, siis küla kujundus ja paigutus tundub olevat üsna strateegiline. Kõrgel mäe otsas. Ma ei usu, et kiskjad sinna jõuavad. Isegi üleujutus ei suutnud ühtegi maja tabada. Nii et tegelikult olid kõigil neil põrsastel see nipp juba selge. Ja sellepärast ongi kõik majad sellised. Tõenäoliselt olid need Sea perekonna esivanemad, kes seda soovitasid. Ja just sel põhjusel Sea perekonna auks nimetatigi küla nii. Mitte ainult sellepärast, et Peppa peab end küla võimukaks kuningannaks. Ja need oleksidki loogilised seletused, mille mina nendele saladustele leian. Mida ma aga üldse seletada ei oska, on see, kui tohutult suured on majad seest poolt. Nii et öelge mulle, kas tahaksite näha videos, kui suur on Peppa Pigi maja päris elus? Aga need olid ühed kõige veidramad asjad, mida me Peppa Pigi maailmas leidsime. Jätke kommentaaridesse, kui teate veel midagi kummalist. Või kui tahaksite näha videot Peppa Pigi kõige absurdsematest vigadest. Me loeme teie kommentaare. Kohtume videos. Ciao!